Ja tere õhtust, vaatajad! Euroopa Liidus on alanud vaidlused, kuidas muuta heitkogustega kauplemise süsteemi. Ühed ütlevad, et pole tarvis midagi muuta, teised ütlevad, piisab pisikesest timmimisest ja kolmandad tahaks selle suisa lammutada. Mis on õiged vastused? Seda täna saates uuringi. Head vaatajad, esimene stuudio alustab. Ja täna on meiega Andres Sutt Reformierakonnast. Tere päevast! Tere õhtust! Ja Rain Epler EKRE-st. Tere! Tervist! No ma Andres Sutt alustaks teist, et kui meil on 8 riiki Euroopa Liidus, mis toetavad praegusel kujul siis ETS-süsteemi säilimist ja 10 riiki on liitunud selle algatusega, mis ütlevad, et seda tuleb reformida. Eesti pole kummaski. Miks? Me toetame seda, et ETS-i ehk siis heitkaubastuse ühiku hind võiks olla paremini etteaimatav ja stabiilsem. Et see on kindlasti meie huvi ja seda, et heitekaubanduse süsteemi võiks põhjalikult ümber muuta või veel rääkimata kaotamisest, et sellele puudub igasugune vajadus ja tegelikult puudub ka lai poliitiline toetus. Ehk siis me ei peaks liituma kummagi seltskonnaga, vaid ajama oma asja? Ma arvan, et neid riike, kes soovivad, et hind oleks stabiilsem, paremini etteaimatav, on tegelikult päris palju. Ma julgeks öelda, et isegi päris suur enamus. Rain Epler, kumma seltskonnaga peaks Eesti liituma? Meil selles osas küsimusi ei ole, et Andres jäi oma vastuses mõnevõrra ettevaatlikuks ja ma saan sellest aru, sest tema kolleegist peaminister ütles ka Riigikogu puldist, et loomulikult tuleks ETS-iga midagi teha, aga enne kui me otsustame, mida teha, me ootame, mida Brüssel ütleb, et me peame otsustama. Meie andsime sisse eelnõu, kus me ütlesime, et Eesti võiks astuda sammu ja siseriiklikult kaotada kohustuse, et ettevõtted, kellel täna see kohustus on, et nad peavad neid kvoote ostma. Lisaks ma tuletan meelde, et see oli veidi rohkem kui aasta tagasi pakkusime me valitsusele omalt poolt ettepanekut Riigikogu otsuse eelnõuga, et valitsus asuks läbirääkimistesse lähiriikidega, siin Poola, Baltikumiga, ka Soomega, et kujundada ühised ettepanekud ja pöörduda sellega Euroopa Komisjoni poole. See otsustati maha hääletada jälle arusaadavalt, kuna peaminister on seisukohal, et enne kui midagi otsustada, tuleks kusagilt saada käsk, et mida tuleb otsustada, siis aga on see arusaadav, et nii minnakse. Epler, tulge korra kuulajale appi, et proovime korra ära seletada, miks see teema üldse nii oluline on, miks me pühal kaunil neljapäeva õhtul peame vaatajate pead vaevama sellise 3-tähelise lühendiga, nagu seda on ETS? Ma ütleks, et võib-olla ühe lausega öeldes vooruspoosetamise aeg on möödas ja kätte on jõudnud selline aeg, kus heaolu ühiskonnad peavad tunnistama, et energeetika on ühiskonna alustalana vaata, et kõige olulisem. Ja kui me vaatame ka täna käimas olevaid sõdu nii siin Ukrainas kui ka Iraanis, siis tegelikult nendega püütakse maailmas nagu just energeetika mõttes jõujooni ümber kujundada. Ja Euroopa täna läbi selle ETS-i on ise ennast majanduslikust konkurentsivõimest välja maksustanud, kui lihtsalt öelda. Ja ma arvan, et varem või hiljem Euroopas kas läbi valu või siis läbi julgete otsustajate, täna ma kahjuks Euroopa Komisjoni pool ega ka Euroopa liitrite puhul neid julgeid otsustajaid ei näe, aga mulle tundub, et nagu poliitiline selline situatsioon on muutumas ja küllap need otsused tulevad. Andres Sutt, mis loom on ETS ja mida te sellega tahaksite teha? See on selles mõttes huvitav, et me tõesti selle 3-tähelise lühendi üle nii palju aega võtame ja kulutame ja ma arvan, mõnes mõttes on ta saanud ka ebaproportsionaalselt palju tähelepanu, et meil on palju põletavamaid küsimusi, millega tegeleda. Nüüd Eesti vaatest on heitmekaubandussüsteem olnud väga kasulik projekt. Me oleme sellest saanud suurusjärk 2 miljardit, millega me oleme saanud osta uusi busse, uusi ronge, me oleme teinud inimeste kodusid
siis energia tõusamaks ehk sooja ja küttekulud on väiksemad, on tehtud energiaefektiivsemaks ka lasteaedu, Võrumaa keskraamatukogu, mida kindlasti hea saatekülaline Rain väga hästi teab. Aga mis see nii hea asi on? Miks me siis ei nõua tegelikult, et see hind hoopiski tõuseks, et võib-olla siis me peaksime nõudma, et kiiremas korras neid kvoote turult ära korjataks, et me saaks kõrgema hinna? Siis ju oleks Eesti veel suurem võitja. Ma ei arva, et see on see peamine küsimus, et peaks hinna kuhugi kõrgustesse ajama. Pigem on see vastupidi, et tegelikult kõigi jaoks paremini etteaivatam, stabiilsem hind on paremini investeerimisotsuste kui ka muude tegevuste toimetamisel. Ja kui näiteks on nüüd meie puhul räägitud, et CO2 hinna tõttu on põlevkivisektoril raske, siis põlevkivisektori põhituum ja konkurentsivõimeline osa täna on põlevkiviõlitööstus, kes saab tasuta kvoote. Põlevkivist elektri tootmine ei ole kasulik tegevus ja see on kindel, et neid investeeringuid ükski ratsionaalne investor põlevkivist elektri tootmiseks tegema ei hakka. Õli tootmist tehakse nii kaua, kui on põlevkiviõlil konkurentsivõimet maailmaturul ja suures pildis, kui nüüd jutt oli siin Euroopa konkurentsivõimest, mida sa Rain ka mainisid, siis konkurentsivõime tuleviku vaates põhineb puhastel tehnoloogiatel. Rain Epler, tappis siis ETS meie armsa põlevkivi? Eks ta ikka tappis või vähemalt osales sellest tapmises, loomulikult meie rohe-punasest ideoloogiast kantud poliitikud nii Reformierakonnas, sotsides mujal on teda tapnud ka siseriiklike tasudega. See, mis Andres rääkis, kui kasulik on ETS olnud, on selles mõttes päris hämmastav, et tahtmata nüüd Reformierakonna nagu ajaloolisi vaateid liiga üle kiita, aga see muutus on päris suur, et kui millalgi Reformierakonna loosung oli see, et madalad võiksid olla maksud ja siis ettevõtjad ja inimesed võiksid saada tegutseda, siis täna, ütleme, Andres esitas neid jutupunkte, mida esitab sotside üks juhtpoliitikuid Jevgeni Ossinovski, et vaadake, kui palju raha me oleme saanud inimestelt ja ettevõtetelt riigi kätte korjata ja selle eest siis, ma ei tea, maju soojustada, raamatukogusid ehitada, aga tegelikult, kui me vaatame Euroopa tervikuna, siis see, mis Andres ütles, et see saab võib-olla liiga palju tähelepanu, see ETS, numbrid on Andres sellised, 3/4 Euroopa primaarenergia tarbest tuleb fossiilkütustest jätkuvalt möödunud aasta seisuga. Ja sellest 3/4 kusagil 10% peale suudab Euroopa iseennast varustada, mis tähendab seda, et me oleme sellises 85-90% impordisõltuvuses ja tegelikult üks vaade maailmale on see, et toimib ülemaailmne vaba turg ja molekulid saavad liikuda vabalt, aga tänane maailm on meile selgeks teinud, et see aeg on tegelikult möödas ja sa pead vaatama seda, et sul oleks olemas vajalikud sisendid, et sul elu toimiks, majandus toimiks ja nii edasi. Kas Epler ajab õiget juttu? Minu meelest on see olnud ju ainult õige ja hea, kui Eesti inimesed on saanud oma kodud energiatõhusamaks ja selle läbi väiksemad küttearved. See, et meil on puhtam elukeskkond, mida ka heitmete vähendamine on aitanud. Need, kes mäletavad või kes Tallinnas on ülikoolis käinud või siin kasvanud, oli kunagi tselluloositehas Sossimäel. Ei olnud kõige meeldivam õhk. Täna on Euroopas, Eesti on üks puhtama õhuga riike ja seesama 2 miljardit on läinud ju Eesti ettevõtetele läbi nende investeeringute ja tellimuste, mida on tehtud ka majade rekonstrueerimisel või korterelamute rekonstrueerimisel. Nii et mina näen seda asja nagu täiesti teistpidi. Aga kriitikud ütlevad, et 1 miljard on ettevõtlusest ära korjatud, ja siis 2 miljardit laiali jagatud. Kui mõistlikult me seda raha oleme, Rain Epler, kasutanud? Kõigepealt jah, muidugi seisukoht sõltub istekohast, et Andres on pangandusega hästi tuttav ja olnud omal ajal ka väga lähedalt tuttav. Kui nüüd võtta tõesti see korraks vastates Andrese sellele jutule, et küll on inimestel hea küttearved on väiksemaks läinud,
siis arved kokku, mis kommunaalarved inimestele tulevad, ei ole väiksemaks läinud. Nüüd, kui Euribor tõuseb, lähevad ilmselt suuremaks, et see Andrese vaade, et me oleme saanud, ütleme, turgutada pankade kasumeid, jättes inimeste arved, kas sama suureks või pannud nad kasvama, ma saan aru sellist nagu pankurite poolt vaatest, aga kui me nagu läheneksime energeetikale mitte sellise kitsa vaatega, et palju seal energeetikast keegi teenib või ei teeni, aga kui me suhtuks temasse umbes niimoodi nagu teedevõrku, riigi kaitsesse ja või ka haridusvõrku ja meditsiini, sellisesse baasteenusesse, mis võiks olla kogu aeg kättesaadav väga mõistliku hinnaga ja selle peale saaksid ettevõtted ehitada tööstust, sealhulgas täna ka kaitsetööstust ja muud, ja ka inimesed saaksid kas veeta vaba aega või teha tööd, mitte arvestada kogu aeg seda, et millal nõusid või pesu pesta. Ma arvan, et ühiskonna nagu kasud oleksid palju suuremad, kui et hoiame energiahinnad kõrgel ja tunneme rõõmu sellest, et hoiame neid stabiilselt jätkuvalt kõrgel. See häda ei ole selles, et see kasu on jaotunud ebaühtlaselt, et kui me vaatame ka Euroopa debatte ja Eesti inimeste suhtumist kogu sellesse teemasse, siis paljud tunnevad, et just nimelt, et elukallidus ja ka ETS on osa sellest, mis seda üles kruvib, et kasu saab üks seltskond ja kahju kannatab teine seltskond. Kui me mõtleme näiteks renoveerimata piirkondadele, Ida-Virumaa, Valgamaa, et millal riik jõuab sinna? See on kindlasti õige küsimus, et elukallidus Euroopas laiemalt on teema, mis läheb inimestele korda, kaasa arvatud eluasemete kättesaadavus. Nüüd ma ei saa kuidagi nõustuda sellega, kui öelda, et kui maja on paremini soojustatud, parema õhuringlusega, et siis selle tulemusena on kulud kõrged. Me võime siin kindlasti pangandusest ka pikalt rääkida, aga ma arvan, et see ei ole... Aga me oleme oma elamufondist väikese osa siiski ära renoveerinud. Ja, aga kui me seda osa ei oleks renoveerinud ja seda renoveerimist on tehtud ka Lõuna-Eestis, on tehtud suuremates linnades, on tehtud ka Ida-Virumaal ja seal ei ole kerge, aga seal on erinevad põhjused, sest on vaja veenda, saada nõusolekusse ka korteriühistud. Aga selleks, et meil oleks see rahastus, on ETS-süsteem meid ka väga hästi toetanud ja nüüd, kui me räägime energeetikast, siis konkurentsivõimelise elektri hinna annab puhas energia. See on tuul, päike, tuumaenergia, sest see lihtsalt on objektiivselt nii, ratsionaalselt. Sa oled ka majandusinimene, et kui sa võtad Excelisse tabelisse, paned need asjad, siis sa ei saa vastust, et ehitame põlevkivijaama, sest see annab kõige paremad tulemused. Võtame ja vaatame praegu elektri hinda. Itaalia on üks kõige kallimaid. Ja miks on Itaalia kõige kallim? Sellepärast, et üle 40% Itaalia elektritoodangust tuleb gaasist. Ma ei näe, et me peaksime suurendama oma sõltuvust imporditud kütustest ja päike ja tuul on kohalik tooraine. Epler, miks te tahate inimestele kallimat elu? Tõesti, Andres, võtame selle Exceli, päike ja tuul, kohalik tooraine. Ütleme, et kui päike siin paistab, siis ta on siin olemas, aga kui sa ehitad päikese või tuule võimsusi, siis sa pead sinna kõrvale ehitama lisaks ka midagi muud. Teie täna räägite, et teeme gaasi, aga sa just ütlesid lause, et ärme suurenda sõltuvust importkütustest. Seal juba on vastuolu sees, kust see gaas meile tuleb. Ta tuleb igal juhul impordist. Kui me vaatame hindasid, siis saame näha, kuidas maailma sündmused arenevad, aga Euroopas, ma ütleks, ei ole väga ette näha, et gaas muude piirkondadega võrreldes väga odavaks läheb ja kõik see, ütleme, heitmejutt on jälle selline, et ma nagu tean küll, et Reformierakond üritab öelda, et te tahate teha vanaaegset asja. Ei, me ei taha teha vanaaegset asja, me tahame ka põlevkivijaamad, olemasolevad plokid renoveerida või ehitada lausa juurde uued plokid ja see, et kõik see väävliühendid, süsinikuühendid, kõik, mis see nii-öelda halb sealt lendub, see on tänapäeva vahenditega kinni püütav. Ja kui sa räägid CO2 heitest, siis Andres, ma olen seda sulle paar korda ka meie debattides öelnud. See heide, kui sa teed gaasi Ameerikas, veeldad ära, vead ta laevaga siia, mis muuseas kasutab kütteõli, siis siin ta gaasistad ja siis paned ta põlema, et elektrit saada. See heide isegi on võrreldes põlevkiviga suurem.
nii et noh, ja ma ütleks, et lihtne asi on ikkagi see, et võtame kas või gaasijaama näite. Sa tuulikupargi ja päiksepargi kõrvale pead gaasijaama ehitama. Gaasijaama kõrvale, noh, sa tuuliku ja päikseparki põhimõtteliselt ehitama ei pea. Ehk et noh, juba see investeeringu kulu nende juhuenergia tootmiste puhul on igal juhul mitu korda suurem, sest sa pead lisama sinna juurde ikkagi kas fossiilse ja küll me või tuumaenergeetikat ma väga pooldan, võtab aega. Aga tänases ka geopoliitilises situatsioonis me peaks oma põlevkivi kui elektritootmise ressurssi ja tegelikult igaks juhuks ikkagi ka nende õlitehastega meil kõvasti sõditakse, aga peaks nii õli kui ka sealt edasi tulevaid rafineerimisprojekte ikkagi vaatama sellisena kui oma strateegilist eelist, mitte kui sellist, mis nagu on välja suremas. Sutt kiire repliik ja siis tuleme lahendusteni, eriti Hiina lahendusteni. Kindlasti tänases ja mitte ainult tänases, vaid ka juba pikemat aega kestnud geopoliitilises olukorras me ei kontsentreeri kogu oma elektritootmist Narva. See on nagu nii lihtne ongi ja põlevkivijaama, isegi kui seda teoreetiliselt keegi tahaks ehitada, tuleb ehitada sinna, kus on kaevandus. Nüüd gaasijaamade puhul kindlasti ei ole tarvis neid ehitada tuulepargi kõrvale. Küll on gaasijaamade puhul see suur eelis, et me saame paigutada nad hajutatult üle Eesti. Ja see on ka plaan järgnevate hangete puhul ja ka gaasijaam ei ole mõeldud baaskoormusena elektri tootmiseks, vaid tipukoormuse katmiseks või tippude lõikamiseks ja me saame kasutada ka kodumaist biometaani. Ma tulen siis ikkagi ETS juurde tagasi. Järgmisel nädalal komisjon tuleb välja esialgse paketiga ja siis kusagil jaanipäeva paiku tegelikult on põhjalikum reformipakett, aga mis see Eesti rahva, Eesti riigi huvides on? Kas me rahuldume sellega, et ära korjatakse väiksem kogus kvoote, niimoodi hoitakse hinda kontrolli all, nõuame me, ma ei tea, olulist reformi, tahame me kehtestada hinnalage, mis see Eesti positsioon on? Seda, et hind oleks stabiilne ja paremini etteaivatav. Mis see hea hind on? Ja hea hinna üle me võime lõpmatuseni vaielda. Samamoodi me võime vaielda selle üle, et mis on elektri hea hind. Et kindlasti ei tule Euroopa Komisjonist ettepanek, et see hind peab olema X. Sest seal ei ole lihtsalt praktilist loogikat, sest sel juhul me räägiksime hoopis teisest asjast. Sest praegu on hind kujunenud siis pankade spekulatsiooni tulemusena. Seda on uuritud ja selle üle võib lõpmatuseni vaielda, et kui sügav see turg on, et kas ta on nagu piisavalt likviidne või ei ole, seni on hinnatud, et seal nagu manipuleerimist pole olnud, et meie toetame reformi puhul seda, et me saame hinnad vähem kõikuvaks, paremini etteaimatavaks. Sobib ka pikaajaliselt 70, 80? Ja kindlasti on meie jaoks oluline see, et säilib praegune valem, kuidas neid kvooditulusid jagatakse. Sest kui minna ja võtta kõik pulkadeks lahti, siis tulevad teised ja ütlevad, aga Eesti, teil on teie jaoks liiga hea valem. Et vaatame selle ümber ja teie tulud saavad olema tulevikus väikesed. Nii et mingisugust suurt raputust selleks puudub vajadus ja see ei ole meie huvides. Rain Epler, olete samamoodi aru saanud, et see pole meie huvides? Meie huvides ja kogu Euroopa huvides on, et lõpuks see Euroopa poolt ise endale kehtestatud maks kaob. Et see mõnes mõttes, ma ütleks, selline rehepaplik Euroopa suunaline vaade, nagu Andres just väljendas, et ma saan aru küll, mis sa mõtled selle all, et meie ettevõtete kvoodiostu kohustus on väiksem, kui on need kvoodid, mida riik saab müüa, aga see on selline, kuidas ma ütlen, nagu bürokraadid teeksid mingit äri, aga ma ütleks, et kui me selle kihi üldse pealt ära võtame ja energeetikast tuleme tagasi selle juurde, et mis on mõistlik, millised ressursid kellelgi on, vaatame nagu Euroopat veel laiemalt. Meil on, eks ole, Hollandis on tegelikult päris korralik gaasivaru, ei puututa. Meil on Suurbritannia pannud kinni Põhjameres nii gaasi kui nafta, gaasi fräkkimise kinni pannud, nafta niimoodi ülemaksustanud, et ärme ise tee, aga see kõik tuleb. Ja ma julgeks isegi öelda, et ma arvan, et Saksamaa ja ka võib-olla britid jõuavad tagasi kivisööni, aga vabandust nüüd võib-olla veidi ebaviisaka väljendusest, aga selle jaoks peavad nagu hullumeelsed liidrid eest ära minema, kes, ja sa mõneti aru, et kui sa oled 10 aastat või rohkem
öelnud, et kuidagi on õige, siis sa lõpuks vabatahtlikult ei tunnista, et tegelikult see on vale. Kui gaasi hind on tõusnud 2 korda, mida ta praegu on teinud. Ameerikas on gaasi hind negatiivne praegu. Siis kuidas see 2 korda kallim gaasi hind toob elektri hinna alla? Oskad sa seda kuidagi seletada? Aga meie põlevkivi hind gaasi hinnast ma räägin praegu gaasist. Ja, Andres, aga sa paned küsimused, kuidas gaasi hind toob elektri hinna alla, aga kui me keskenduksime Eestis sellele, et meie baaskoormus oleks põlevkiviga tagatud, siis põlevkivi elektri hind gaasi hinnast tegelikult on üsna sõltumatu. Mulle tundub, et me oleme me oleme seda debatti juba pidanud. Ehitame põlevkivi aga blokke juurde. Oluline selles mõttes, et kui me tahame rääkida sellest, et milline heitmekaubanduse süsteem on nii Euroopa kui Eesti huvides, siis me peame nagu ikkagi üheselt aru saama, et rääkida juttu, et me ehitame uue põlevkivi elektrijaama, mis maksab 5 korda rohkem kui sama võimsusega gaasijaam, et see kuidagi, see ei puuduta seda debatti. Andres, ma saan aru, miks sa ütled, et see on kallis ja see võtab kaua aega, sest et kui Reformierakond hakkab midagi ehitama, siis see ongi kallis ja võtab kaua aega ja lõpuks ei saa valmis ka. Vaatame või Rail Balticut. Kulud on mitmekordistunud, aga muudkui ehitame edasi ja selle asemel, et kiired rongid sõidaks Euroopasse, hakkavad sõitma aeglased rongid häädemeestele ja sellepärast ka ei usu, et on võimalik ehitada põlevkivijaam mõistliku hinnaga ja mõistliku ajaga. Meie aeg saab kohe läbi, ma küsin ühe küsimuse veel teilt mõlemalt, et kas ETS2 süsteem ehk siis seda ei tule. See sama süsteem, ainult et maksustatakse siis maanteetransporti ja siis ka neid katlamaju, mis praeguses kaubandussüsteemis ei osale. Andres Sutt, mis see teie tunnetus on? Kas Eestil õnnestub see ära hoida, nagu Kristen Michal tahab või see tuleb? Me saime edasilükkamise, mida me soovisime. Ja see, mis sealt edasi saab, on praegu kõik lahti. Me soov on, et mõlemad teemad räägitakse koos. Nii ETS1, millest me siin täna oleme natuke rääkinud, kui ka siis seda teist süsteemi. Mis see teie tunnetus on? Mina nüüd ütleks nii palju, et mina arvan, et seda süsteemi ei tule, ta on juba edasi lükatud, aga ma nii palju ka korrigeeriksid. Seda ordenit ma nüüd Kristen Michalile küll ei annaks. Kristen Michal, tema jaoks positiivse stsenaariumi korral lõpetab oma peaministri karjääri järgmise aasta märtsis ja Euroopas ETS2 süsteemi ei tule. Head vaatajad, sellega paraku on tänane saade läbi. Ma usun, et sellel teemal on põhjust teha intervjuusid nii ministrite kui Riigikogu liikmetega ja ettevõtjatega, sest see mõjutab meie elu igapäevaselt. Esimene stuudio selleks nädalaks on läbi, oleme tagasi juba järgmisel nädalal.